Järgnevalt me tahaksime anda veel sõna meie külalistele. Nimelt nad on vennad, Gideoni vennad, kes on teinud väga võimsat ja imelist tööd. Kui sa lähed kuskile reisile ja lähed mõnda hotelli, siis ma olen ikka otsinud seda kuskil lauasahtes seda väikest piiblit, kus on see Gideoni märk peal ja ma olen tänulik, kui ma selle leian. Haiglatesse nad on külvanud ja Jumala sõna jaganud. See on imeline töö, mida nad on teinud ja see on austusväärt, et täna kuuleme ka tunnistust siin, vennad tulevad ja jagavad. Ja üks vend on lausa Lätimaalt Riiast meie keskel täna. Nii et olge head, tulge siia ja jagage. Tere tulemast! I'd like to become a captain. Ma tahan olla kapten. Young boy by the name Danis from Ventspils was dreaming to become a captain. Nimega Danis Ventspilist Leedus tahtis olla laeva kapteniks. He was studying very hard. He was trying to be a good physical shape body, and he was dreaming one day I will become a captain. Et usinasti õppis ja tahtis füüsiliselt vormis, et üks päev ta saaks olla laeva kapteniks. Every one of us has to have dream. Iga ühel meist peab olema unistust. If there is no dream, there is no future. Kui ei ole visioon, siis ei ole tulemus. So this boy graduated sea school and he became a captain. Ja see noor mees lõpetas oma koolitust ja sai kapteniks. He was so good that he became in charge for the big team of sailors. Ja ta sai nii tublideks kapteniks, et teda panti üle terve meeskonna mitmed kaptenid alla. His salary was so good that he was able to build up big house. Ja ta sai nii hea sissetulek, et ta sai ehitada endale surmaja. He married lady and they got 2 children. Ja ta kohtus ühe naisega ja neil sai 2 last. Life is almost paradise. Elu oli nagu paradiis. All things he has achieved what he dreamed about. Kõik tema unistused on täidetud. But when he had birthday, 30th anniversary, his relatives, they presented him as a present the word of God. Aga siis ta oli 30. sünnipäeva juubel ja sugulased kinkisid talle Jumala sõna. And he started to wonder, what for this book for me? If they are not believers, I am not believer, who needs this Bible? Ja siis ta hakkas mõtlema, milleks seda raamat mulle kingiti. Mina ei ole usklik, nemad ei ole usklikud, milleks seda raamat mulle vaja. Then he started to think, oh, maybe there is some money inside. Siis ta mõtles, et võib-olla neid petsid mingi raha seal sees. So he started to search page by page, but there was no money. Siis ta hakkas otsima iga lehe tagant, et ei ole raha kuskil. And because of the history of this book, respecting that many people were in prisons for reading this book, he put on his bookshelf in his bedroom. Ja austuseks, sest et ta teas oli kuulnud, et paljud oli vangis istunud selle raamatu pärast, siis ta pani seda ilusti riiulis. Many years he did not open this book. Ja aastaid läksid mööda ja ei teinud selle lahti. He is a good guy, he is a captain, he doesn't need to read word of God. Ta on hea mees, ta on kapten, ta ei ole vaja Jumala sõna. But one day his ship began to sink near coast of Portugal. Aga üks päev ta oli Portugali kaldal ja tema laev hakkas hukkuma. And then all his team members started to shout, Lord, help, Lord, help, Lord, help. Ja kõik tema meeskond hakkas hüüdma, Issand aita, Issand aita, Issand aita. You know, they lost a ship, but whole team members, they were saved. Laev hukkus, aga kõik meeskond ja kõik rahvas päästesid. He returned back to Latvia, to Ventspils, and he began to sing. Ta tuli tagasi koju Ventspilis. Why I am living on this earth?
ja ta hakkas mõtlema, milleks ma elan siin selles maailmas. Is this only money, job? What is the purpose of this living? Milles on elu mõte? Kas on ainult raha? And he could not get answers. He started to use alcohol. Kas elu on ainult töö pärast ja ta ei saanud vastust ja siis hakkas jooma. He got to so much in depression that he became an alcoholic. Siis ta sattus depressiooni ja sai alkohoolikuks. He lost his job. Kaotas oma töökoht. His wife filed for divorce. Abikaasa lahutas. Children left him. Lapsed läksid ära. He became alone in his big house, completely alcoholic. Ja siis ta oli oma suures majas üksinda ja alkohoolikud. After drinking party, he woke up one day. Ja üks päev peale suur joomise pidu, ta ärkas üles. And he looked at his bookshelf and there was an eye which was staring at him. Siis ta vaatas oma raamaturiiulis ja üks silm vaatas tema otsa. He thought maybe I became with Russian word, it is Bela Горячка, I'm crazy. Siis ta mõtles, et võib-olla ta läheb hulluks. Mis see silm seal on? It cannot be any eyes because there are no animals, nothing on the bookshelf. Kuidas saab olla? Loomat ei ole majas. So he approached the bookshelf and there was standing the Bible with a shining size. Ja siis ta läks sinna riiulis vaatama, mis asi see on. Ja see ots oli hilgas. He began to read the Word of God. Ja ta hakkas oma sõna lugema. And he found out that Jesus is Son of God. Ja ta sai teada, et Jeesus on Jumala poeg. That Jesus Christ is more important than his job to become a captain. Ja Jeesus Kristus on palju tähtsam kui tema töö, et ta saab kapteniks. Jesus who binds together his family, it is real stuff. Ja Jeesus saab tema pere tervendada. Read the Word of God. Jumala sõna lugedes. He became your brother in Christ. Ta sai sinu vennaks Kristuses. God returned his position as a captain for the ship. Ja Jumal andis talle oma töökoht tagasi laeva His kapteniks. wife returned back, bringing back his children. Ja abikaasa tuli tagasi, kaasas lastega And koos. Dinah started to praise God for another chance to live worthy. Ja ta hakkas Jumalat kiitma, et Jumal ei andnud talle võimalust väärselt elada edasi. One day, Dennis was sitting on the bench of his church. Ja üks päev ta istus oma kiriku pingil. And came some strange people with strange emblems. Ja tulid võõrad mehed, võõrad sellised kujutega. These guys were telling that in 200 countries around the world is a Gideon ministry. Sellised märgitega ja need ütlesid, et see teenistus toimub 200 riigides üle maailma. That's the purpose of this ministry, to reach boys and girls, women and men with the Word of God. Ja selle teenistuse eesmärk on, et naised ja mehed, tüdrukud ja poisid saavad Jumala sõna ülatatud neile, et need saavad Jumala juurde. The purpose of this organization or association to reach people through witnessing to Jesus. Ja see eesmärk selle ühingus on, et tunnistada Jeesusest inimestele. And when it was invitation to join the ministry, Dennis Bredis, he became a Gideon member. Ja kui oli kutse selle teenistusele liituda, siis Dennis liitus. He has a new goal to reach people for Jesus. Ja nüüd on elu uus eesmärk ja uus visiooni, et aidata inimesi Jeesuse juurde. This is the task for all Christians, for all church members, how we can reach people for Jesus. Aga see on ülesanne ja töö iga Jumala lapsel, iga koguse liikmel, kuidas me saame aidata inimesi Jeesuse juurde. Through the Gideon ministry, we place these Bibles at hotels, hospitals, we go to schools, military bases, prisons. Gideonil me paigutame testamentid hotellid ja haiglatel ja siis me käime koolides, vanglades ja sõjaväeosades. That people who do not go to church
we would be a missionary arm stationed out of church to reach these people. Ja me oleme nagu käepikendus kogudustele, et me saame üllatada Jumala sõna nendele, kus koguduse rahvas ei üllata. There is one country which calls Armenia. On üks riik nimega Armeenia. In 1990s, there was a war between Armenia and Azerbaijan. 90. aastatel oli sõda Armeenia ja Aserbaidžaani vahel. During this war, our brothers from Volosur camp from Armenia, they were coming to Mountain Karabakh area 3 times per year, distributing Word of God. 3 times per year. Selle sõja ajal oli üks Gideoni meeskond, kes läks sinna sõjarajoonis 3 korda aastas ja jagasid Jumala sõna seal. They were visiting military bases, schools, etc., etc. Ja need käisid siis sõjaväebaasides ja koolides ja igale poole. One day they came to city Stepanakert, and there they met girl by the name Lucine. Üks päev neid oli sellises linnas nagu Stepanakettas ja kohtusin ühe noor tüdruk, kelle nimi oli Stefanet. They gave her New Testament, and Lucine offered to stay in her house for a couple of days. Ja neid kingisid talle testament ja ta pakkus neile ööbimist paariks ööks. In her house was living another young lady by the name Hasmik, who was studying to become a journalist. Ja tema juures elas üks teine noor neiu, kes ka õppis, aga tema õppis journalistiks. Reading the Bible, both of them accepted Jesus. Ja see teine laps oli Hasmiki nimega ja Jumal sõna lugedes mõlemad võtsid Jeesus vastu. They exchanged phone numbers and they departed from Mountain Karabakh area. Ja neid vahetasid kontaktandmed ja siis neid läksid edasi. Couple years later, when the same team was approaching Mountain Karabakh area, Brother Armen started to sing. 2 aastat hiljem, kui see sama meeskond hakkas selle samas rajoonis lähenema, üks meest, Armen, hakkas mõtlema. He was telling brothers, something bothering my heart, let's visit Hasmik, that girl which we have given Bible. Ta ütles, Lennart, midagi on mu südames, me peame selle Hasmiki juurde minema, kellele me kinkisime testament. And you know, being a good Christian, we do not have time for other Christians. Ja sa tead nagu tublid kristlased, meil ei ole aega teiste kristlaste jaoks. We can say Jesus loves you to give something and just forget about this person. Me saame öelda, et Jeesus sind armastab, kinkime midagi ja unustame ära. And brothers told Armen, are you crazy? We have only 1 week. We are staying in the car for the whole week. We do not sleep. We do not eat normally. We are on a mission. We do not have time for Hasmik. Armeen, kes sai aru, et meil on ainult 1 nädal ja meil on nii palju tegemist, me ööbime autos ja meil ei ole aega sellise ühe inimese jaoks. And Armen said, something in my heart tells we need to visit that girl. Ja Armeen ütles, midagi mu südames ütleb, et me peame temaga kohtuma. And they said, brothers told that 1 week, when we'll go back, 1 week later, we can stop and visit this Hasmik. Ja siis need leppisid kokku, et nädala pärast tagasi teel, siis me saame tema juurde minna. 1 week later, heroes of evangelism were coming back toward Armenia. Ja nädal tagasi siis kangelased olid tagasi tulemas. And of course, as all heroes of faith, they did not have time to stop to visit Hasmik. Ja no kõik kangelased, neil ei olnud aega enam selle ühe inimese jaoks. And Armen said, brothers, you promised me that we'll stop and find this girl. Aga Armeen ütles, et sa oled lubanud, et me otsime selle tüdruku üles. They came to city Martakert. Ja neid tulid selle linnas Martakettas. They got address where Hasmik supposed to work, and when they arrived to her working place, she was not there. Ja otsisid tema töökoht üles linnavalitsuse kaudu, aga töö juures saabudes leidsid teda ei ole.
And they could say, praise to God, no person, no problem, now we have done our mission. Siis oleks saanud öelda, et kui ei ole inimest, siis ei ole probleem, siis tänu Jumala meil on kõik tehtud, mis me saame teha. But Armen said, brothers, voice is telling me, let's find this girl. Aga Armeen ütles, et hääl mulle ütleb, et peame leidma seda. Sometimes we are so busy that we cannot listen to the voice of God. Ja mõnikord me oleme nii kiired, et me ei saa kuulda Jumala hääl. We are so busy, we have so many plans, and we do not have time to listen to God, and we are not ready to do anything. Mõnikord meie elu on nii hõivatud, et me ei saa Jumala kuulata ja meil ei ole aeg mitte millestki. And Armen insisted, they called to her housemate, and at the end she picked up receiver with very strange voice. Ja pikka helistamise peale lõpuks see tütarlaps vastas, aga väga imeliku häälega. When they met housemate, she was sharing. Ja kui neid kohtusid Haasmäkiga, siis ta jagas järgmisi. During this war, she lost her parents, her brothers were killed, she became alone and completely lonely. Selle sõja ajal ta kaotas oma vanemat, oma vennad ja kõik omased, et ta jäi täiesti üksinda. She was so much in loneliness that she decided to finish this life, took a rope and was ready to hang up in her room. Ja ta oli nii üksi, et ta oli otsustanud ennast üles poolata nööri otsas. And at that moment when she was ready to commit suicide, it was a phone which rang in her apartment. Ja selle hetkel, kui ta oli seda tegemas, siis telefon hakkas helisema. And one voice was whispering, do not pick up receiver because you can change your mind. Ja üks hääl ütles, ära võtta vastu, sest siis sa ei tee lõpuni, sa vahetad oma meelt. Another voice was telling, pick up receiver, other way people will come and save you and you will be not able to accomplish what you plan to. Ja teine hääl ütles, et võtta vastu, siis sa pääsed, siis sa ei tee seda lõpuni. It was Armen who was calling because of his voice. Ja see kõne, see teisel pool selle telefoni oli see Armeen, selle hääle, südame hääle kuulamises. When brothers met housemate, she realized that Jesus loves her despite of her loneliness. Ja kui vennad tulid ja jagasid temaga Jumala sõnas, siis ta sai aru, et Jeesus teda armastab ja on neid, kes teda tema ees hoolitseb. That we have a family which calls Christians, which calls the family of God. It's a church which takes care of each other. Et meil on üks perekond, üks Jumala perekond, see on kogudus, mis hoolitseb üksteiste eest. If nobody would take care of you, you would think that you are not in a church. Kui keegi sinu ees ei hoolitse, siis sa arvaksid, et sa ei ole koguduses. Church, it is a place where we encourage each other with the prayers, with the word of God. We encourage each other because Jesus loves us. Kogudus on selline koht, kus me ehitame üksteist üles palvetega ja Jumala sõna lugemisega ja nii edasi, sest et me armastame Jeesust. Today, you are people who send this word of God to Kazakh in Mountain Karabakh area. Täna te olete selline kogudus, mis ka saadab Jumala sõna sellised kohtadel nagu Karabakhi mägede rajoon. Because all of these New Testaments are printed because of your investments, 100% it is coming from church offerings. Sest et 100% annetused, mis tulevad kogudustelt Jumala sõna trükkimiseks, lähevad just nende trükkimiseks. When your church is praying and supplies Bibles, you supply Bibles at 200 countries around the world. Ja kui te palvetate ja annetate Biblite trükkimiseks, see võimaldab 200 erinevat riigit saada Jumala sõna. And people like Hasmik, they receive this word of God, which touch those hearts, which is inspired by God, and people glorify God, they praise God for salvation because of your efforts. Ja inimesed nagu Haasmikki saavad puudutud Jumala sõnast ja kiidavad Jumalat sellepärast, et te olete annetanud, et ta saab Jumala sõna kätte. And we promise that all administrative costs are coming from membership dues of these members of this association here. Ja see on nii, et tõesti kõik
mis on antud Bibli trükkimiseks, läheb ainult selleks, ülejäänud kulud, isegi transpordi ja tollikulud on meie liikmete poolt kantud. And if it will be no members, it will be no ministry. Ja kui ei ole liikmed, siis ei ole teenistus. No ministry, people like Hasmik will never receive Bible. Kui ei ole selle teenistus, siis inimesi nagu see Hasmik ei ole Jumala sõnad üllatatud. We have a lot of testimonies, but because of time, I will let Brother Stephen to continue the speech. On palju tunnistusi, aga võib-olla jätkab Steven. Natukene Eesti poolt, mul oli paar tunnistust, natuke lühemad. Mul ei ole vaja enam teid kuulata, ma ei ole vaja enam ema ja isa kuulata. Ma saan ise hakkama. See oli Elisa sõnad, kes elas Venemaal, ta oli 10-aastane ja otsustas, et ennem ei pea kuulama emme sõna. 16-aastaseks ta oli diagnoosiga alkoholismiga, lapse alkoholismiga. 18-aastaseks istus esimene kord vanglas ja hakkas narkootikumit tarvitama ja elas seal, kus ta sattus kõik selle aeg ja sellise raske elu, nagu neid lood on, või me oleme näinud ja kuulnud. Aga 27-aastaseks ta oli nii palju oma tervis ära hävitanud ja nii palju istunud ja kõigiga hakkama saanud, et ta oli psühhiaatri haiglas, kus neil oli öelnud meditsiinilised diagnoosed, tal ei ole enam ainult päevade küsimus, et sureb ära, sest et organid oli täiesti ära söödud ja ei olnud enam mitte midagi meditsiiniliselt teha. Ja ta oli seal haiglavoodis ja kaotas teadus ja siis vahest tuli teaduse juurde ja siis kaotas jälle ära. Ja ühe korda, kui ta siis ärkas, siis ta nägi selline raamat, mis seisi seal kapi voodi kõrval ja ta mõtles selle peale, võttis kätte, miks ta ei ole seda kunagi lugenud kõik selle 27 aasta jooksul. Et neid on kogu aeg seal hotellitubades olnud, aga ei ole kunagi selle lugenud. Ja ta võttis kätte ja hakkas lugema Taavli laul 38 vist. Jehova, ära nuhtla mind oma vihas ja ära kärsita mind oma vihaleegis. Ja ta loes edasi ja selle sama salmi sai aru, et Jumal taga kõneleb. Ja kui ta jõudis 22. salmini, ära hülga mind, Jehova, mu Jumal, ära ole minust kaugel. Ja see tuli südamest juba. Ja Jumal tegi ta terveks. Ta kaotas teadust ja kui ta ärkas, ta oli täiesti terve. Ja siis ta oli nii rõõmus ja nii hea meel, mis Jumal oli talle teinud. Kuidas ma saan sind tänada, kuidas ma saan sulle ka midagi teha, Jumal. Ja siis ta tuli meelde, et kõrval palatis oli mees, kellel oli täpselt samasugune diagnoos, veel hullem seisus, umbes samasugune seisus. Ta läks tema juurde, jagas talle, mis temaga oli juhtunud, mis on meie kohus, jagada selle, kuidas Jumal on meie peale halastanud, mis on tema meile teinud. Ja ta tegi seda ja läks selle mehe juurde ja küsis, kas ma saan sulle sellest rääkida, kas ma saan sulle Jumal sellest lugeda. Ja see mees ainult sai nokutada, et nõustada. Ta ei saanud rääkida, aga ta luges selle sama ja palvetas taga ja paari päeva jooksul see sama mees oli ka täiesti terve. Et Jumal tegutseb oma sõna kaudu, aga on vaja neid mehi, kes võtavad selle vastu, kes on liikmed, kes teevad seda osa,
et neid ongi seal hotellitubadas, nagu on räägitud, ja haiglates nagu see, ja koolides. Narvas oli üks paar-kolm päeva tagasi oli, et keegi võttis testament vastu, ei tahtnud ise lugeda, viis koju, pani kuskil ära, teine inimene võttis kätte ja tuli Jumala juurde selle kaudu. Ja Jumala sõna on vägev, Jumala sõna toimib. Jeesus ja Jumala sõna on üks ja sama. Neil on lahutamata. Apostlid tegelesid sellega, et rahvas jäi truuks sellele, mis Jeesus õpetas. Sellepärast meile on antud see sõna, et me saame teada, mis Jeesus õpetas, et me saame selle järgi elada. Ja kui seda ei ole rahva hulgas, mis selle rahva tulevik on? See on väga oluline, elementaarne asi, et on neid mehi, kes on ustavad ja kes on igal pool, et neid oleks seal, et rahva saab neid kätte. Põldkonnad tulevad peale, kes ei tea mitte midagi Jumalast. Narvas oli üks pastor, kus me oleme, üks Nelipühi kogudus, ei olnud Narvas, oli Kohtla-Järves. Pastor ütles oma kogemustes, oli 8-9 aastane laps, kes järsku tuli koju, ütles, et vaat see piibel enam ei ole vaja, meil ei ole Jumalat vaja ja kõik seda Jumalaga. Et mis asi see saab olla, ilmselt see oli selle pastori võib-olla lapselaps või kuidagi sugulastest. Ta ütles, et võttis 2-3 kuud, kui ta sai sellest jagu Jumala abiga ja palves, et ära tunneta selle vaim, et selle vaimsust saab ära saada. Üks teine juhtum oli noormees, kes põles ja tahab kõik asjad täie hingega teha. Ta teadas oma vanemat, usklikku vanemat, et ta hakkab moslemiks ja ei ole vaja enam nii selle sõna järgi elada. Ja vanemad ei teadnud üldse, mida teha, aga läksid pastori juurde ja pastor oli tark ja ütles, et hea küll, sa hakkad moslemiks, aga selleni on aega küll, et selle võib edasi lükata mõni kuu ka, ega see ei tee vahet. Aga lepime niimoodi, et ma ei tea mingi perioodi, kas aasta lõpuni, mis iga mitu kuud, 5-7 kuud, mis iga see kokkulepp oli, loeme 5 peatükki päevas või 8 peatükki päevas. Ja iga päev tee mulle, kui see tööd päris ei ole, vaatame, loe seda. 8 tegi kokkulepp pastoriga, pastorsaitega, sellise kokkuleppele, hea küll, ta saab moslemiks siis 5 või 7 kuu pärast, kui ta loeb 8 pealegi päevas. Ja siis need vanemad ütlesid, et see oli kohe näha, kuidas Jumala sõna tegi toimetas tema juurde. Nii kui aeg läks, siis ta täiesti unustas seda moslemi asja täiesti ära, sest et Jumala sõna on oma vägi ja oma toime. See tuletas meelde, Narvas oli üks Gideoni vend, kes lihtsalt põles ja tahtis mulle oma töösusi rääkida. Ja tema rääkis ka selle toime. Tema oli selline amet, et võtta selle hästi hea paber ja rullita seda muu otstarbeks ja massiliselt. Aga ütles, et tema ja teine seal kõrval rollis neid palju ja muidu neid lugesid seda. Ja siis ta kohe tsiteeris ilmutuse raamatus 13 viimase salmi, 13 peatükis viimase salmist kohe peast, et see oli esimene salm, mis läks talle kohe südamesse, äratas isu juba selle järgi, siis tahtis veel kuulata ja neid lugesid üks teisele, ütles, et see ei toimis, ütles, et mul oli Jumal sõna kogu aeg taskus siin ja mõne lehte, sest et neid oli vaja olla. Ja ta nüüd on väga rõõmus, et Jumal on andnud talle perekond ja ta teenib Jumalat ja särab, sest et Jumala sõna on tema juurest toimunud. Tema sai ka terveks kõiki narkootikumide isud ja kõik asjad üle öö lahti ja kiidab Jumalat, et ta on hea. See oli väga kallis asi selle algus lugeda, laulda koos seda hümni. Ta läks väga südames, ma tahtsin oma käed tõsta paar korda ja ei teinud seda.
aga Jumal jääb südamesse ja ma ei vabanda seda, ma oleks pidanud võib-olla tegema seda, aga suuri mure on nii, nagu oli palvetatud, et see rahvas saab olla üks tööline Jumala kartlik rahvas. Et see rahvas saab olla üks rahvas, mis on hüütud Jumala rahvaks ühe korra veel. Annaks Jumal meile selle maale ja rahvale üks tööline ärkamine, mis ületab kõik neid, mis on ennem käinud. Me täname Jumal nende eest, aga nagu on Piiblis mitme kohad öeldud, meil on vaja uusi värskendusi. Annaks Jumal, ja palveta meiega, et oleks Jumala kutsutud mehi, kes liitub ja saab Gideoni liikmeks, mitte sellest, et see on mingi ühingu või organisatsiooni tegevus, see on selleks, et see rahvas saab Jumala tundma õppida ja kuulda Jumala sõna ja ise omada ja uurida seda. Me ei propageeri mingisugune usk või mingisugune selles mõttes mingisugune enim väljavõrdud usk. Me tahame võimaldada, et inimene võib omada selle raamat, mis on kõigi trükitud raamat, mis on kõigi levitud raamat, kõige rohkem keeldes trükitud. Ja et neid saavad ise omada, seda ise lugeda, ise uurida. Kui ma koolides olen mõnikord öelnud, et ülestõusmise pühad, jõuluajad, teil on kool vaba. Miks? Siin on originaalmaterjal, saate ise uurida, miks pärast. Siin on see allikas, saate ise uurida, ei pea kellegi teiste sõna kuulama võtma. Ise saad uurida seda, mille pärast, kelle pärast see siia on. Nii. Annaks Jumal, me kõik saame Jeesus väga-väga kalliks ja tema sõna, see terve rahva saab selle sõna väga-väga kalliks pidada. Igiühe. Aamen. Aitäh, Steve!